Tere minu poolt, minu nimi Rasmus ja olen Microsoftist. Adea palus, et ma räägiks täna teemal kasutajakeskne IT. Ja ma pikalt mõtlesin enne seda, et mis see minu jaoks isiklikult nagu tähendab ja et mis oleks üldse huvitav selline viis, kuidas sellest rääkida võiks. Ja tänane jutt tuleb pigem kontseptuaalne, et kes tuli väga tehnilist juttu kuulama, pisut pettuma, mõned tehnilised slaidid on ka sees. Et pigem nagu mõttemaailma küsimus, et kuidas võiks lähtuda sellest kasutajakesksusest ja mis selle taga nagu reaalselt peitub meie arvates. No, tegelikult on vastus ju hästi lihtne, et kasutajakeskne IT nagu ütlebki, et kõik peaks lähtuma kasutajast, et kasutaja elu oleks hästi lihtne ja mugav. Et see peaks olema primaarne eesmärk, mida me siis nii-öelda IT-tehnoloogina peaksime enda jaoks seadma ja kuidas me võiksime mõelda, et kuidas kõige parem on nagu oma kasutajaid toetada. See on pagana keerukas selles mõttes, et tehnoloogia ise on keerukas ja see viis, kuidas me siis suudaksime kõiki nende soove ja huvisid täita, see on nagu see keerukas ja kõige raskem on leida seal nagu see tasakaalupunkt. Aga ma loodan tänase jutuga ja enam-vähem teile mõned sellised mõtted anda, et ma loodan, et kui te siit saalist pärast ära lähete, siis teil vähemalt tekib 1, 2, 3 mõtet, et kuidas sellisele kasutajakesksusele võiks nagu edaspidi läheneda. Kindlasti te täna juba ühel või teisel viisil seda teete, aga äkki saate mingeid uusi mõtteid. Nüüd, kellel on täna siin saalis kas või kaasas ja kasutab rohkem kui ühte seadet? No, praktiliselt enamus. Mina ka kasutan rohkem kui ühte seadet. Ja tänane elu paratamatus on selline, et kasutajatel on seadmeid palju. Mõnel on neid 2, mõnel 3, mõnel 4. Ma tipphetkel lugesin kokku, ma ise kasutasin 5 erinevat seadet vahelduva eduga. Mitte, et ma neid kõik iga päev ja kogu aeg oleks kasutanud, aga 2 nädalase tsükli sees ühe nendest 5 ma võtsin ja siis seda ma siis ka kasutasin. Ja mis see reaalsuses siis nagu kaasa on toonud, on selle, et kasutajad tihti kipuvad võtma selle seadme, millega neile endale meeldib kõige rohkem tööd teha. Kui me nagu organisatsioonina või ettevõttena ei ole neile ette defineerida, et vaat siin selle laua taga on sinu nii-öelda PC ja siin PC-s sa saad ainult oma tööd teha ja kuskil mujal seda teha ei saa, siis muudel juhtudel nad üritavad teha ikkagi oma tööd sellises seadmes, sellisel viisil, kus neile nagu kõige rohkem meeldib ja kus nad tunnevad, et nad on kõige produktiivsemad. See on tänase maailma nii-öelda fakt. Seda on üle maailma uuritud, vaadatud. Ma usun, et te olete ise sellega hästi palju kokku puutunud. Kes süngib oma telefoni e-maili? Jälle enamus. Kes kuskilt tahvlist lisaks oma arvutile ja telefonile seda e-maili veel loeb? Umbes sama palju inimesi. Ühesõnaga, teie jaoks on kõik need erinevad stsenaariumid esindatud ja see on täiesti reaalne elu. Londonis tehti väga huvitavat sellist statistikat. Reede õhtuti Londoni finantssektoris andme nii-öelda maht internetiliikluses kasvab hüppeliselt. Kas keegi tahab pakkuda, miks? Reede õhtul finantssektor ja interneti nii-öelda andmekasutusmaht kasvab hüppeliselt. Enam-vähem õige. Seal juhtub selline asi, et väga paljud nii-öelda inimesed, kuna neil ei ole nagu kõik neid võimalusi, et nad võiksid oma tööd sujuvalt siis nii-öelda töökohalt lahkudes nii-öelda jätkata kodus või kuskil suvilas või kus iganes, saadavad oma korporatiivsest e-mailist oma tööasjad oma personaalsesse e-maili ja selleks, et siis õhtul ja nädalavahetusel oma tööd jätkata. Lihtsalt ütleme, see on näide sellest, kuidas vastavad siis ettevõtted asutused on üritanud kehtestada väga range kontrolli, unustades ära selle, mis on kasutajakesksus ja üritavad siis piirata seda, et tööd saab teha ainult nendes füüsilistes nii-öelda lokatsioonides, eks ole. Reaalsus on see, et nad ei ole suutnud siiski kõike kontrollida, järelikult inimestel on mingi vabadus ikkagi saata mingit tüüpi nii-öelda faile oma personaalse e-maili peale ja seal seda tööd jätkata. See on nagu üks selline mõttekoht, et kus võiks mõelda, millistes nii-öelda vahemikes või kategooriates, et kuidas seda kasutajakesksust võiks enda jaoks defineerida. Jah, mis muutub kõige olulisemaks, kui me mõtleme selle peale, et kasutajal on palju seadmeid ja ta tahab tööd teha reeglina seal, mis on temaks kõige mugavam, siis meie jaoks võiks olla kõige tähtsam sellest juures küsimus, et kuidas kaitsta seda sisu. Kas neid rakendusi, nende rakenduste sees olevaid andmeid või sinna seadmesse liikuvaid andmeid minu pärast meili kujul, failidena, mis iganes. See on see võib-olla teine oluline nii-öelda mõttekoht kasutajakeskse IT puhul. Nüüd, milline tänane elu reaalsuses välja näeb? Reaalsus on see, et jah, nagu ma ütlesin, meil on palju erinevaid seadmeid, eks ole. Me kasutame neid erinevaid seadmeid ja tänane reaalne elu tihti on selline, et vähemalt ühes nendest seadmetes
tegelikult igasugune ettevõtte või asutuse poolne kontroll puudub. Et kõige tüüpilisem näide, töötajal on võimalik oma e-maili telefoni sünkida, aga ettevõte tegelikult ei kontrolli mingil kujul, millised turvanõudeid selles telefonis reaalselt rakendatakse. No kui paljudel on ettevõtte või asutuse poolt kehtestatud nõue, et ekraanilukk on telefonil peal? No pooltel umbes. See ongi täpselt see näide, millest ma tahtsin rääkida. Ehk teil on mingi seade, millele ei rakendu mitte ükski asutuse ega ettevõtte turvanõue ega poliitika või mingil muul kujul haldusnõue. Ja see on paratamatus, sest te tahate seal sünkida, te tahate lugeda, teil on töölt ära minnes mugav seda teha ja ma absoluutselt toetan ja ma arvan, et nii peakski olema. Nüüd on lihtsalt see küsimus, et ettevõtte IT-halduse mõttes peaks seda küsimust enda jaoks defineerima ja peaks kuidagi selle ära lahendama. Nüüd reaalsus on siis veel see, et eks ole neid seadmetüüpe on hästi palju erinevaid. Meil võivad olla siin Windowsi seadmed, Macid, Androidid, iOSid, Windows Phone'id, mis iganes asjad, eks ole. Ja kasutavad hästi palju erinevaid süsteeme. Ja kui me vaatame seda jällegi ettevõtte asutuse seisukohast, siis meil tekib see sama küsimus, et kuidas seda osa kasutaja harjumusest, mis on seotud tema tööga ja on seotud ettevõtte andmetega, kuidas seda osa hallata ja kaitsta. Sest me ei tahaks ära võtta kõike seda ülejäänud, sest jälle üks väga praktiline näide, mida ma olen kuulnud ja näinud reaalsest elust, on see, et te annate oma juhtivtöötajale kätte tahvelarvuti, minu pärast iPadi, ja samas te mingisuguse halduslahendusega keelate seal kõik muud asjad ära, välja arvatud töö tegemise, siis ta üsna ruttu tuleb tagasi ja ütleb, et mul oleks vaja sealt poest neid asju tõmmata. Sellepärast, et see ülejäänud kogemus, mis ta väljaspool tööaega selle seadme peal kasutaks, läheb ju katki. Ja siis see seade ei ole enam nii äge ja nii mõnus ja nii tore, et mida tahaks ilmselt kasutada. Eks sellepärast pigem jällegi IT-tehnoloogia mõttes me peaks keskenduma sellele osale, mis on ettevõtte või asutuse omand ja meid ei peaks väga huvitama, mida ta ülejäänud aja jooksul selle seadmega reaalses elus teeb. Sellisel juhul me suudame saavutada selle kasutaja kesksuse. Kui meil kõik kinni keerame, sarnaselt selles maailmas, kus me oleme tulnud, eks ole, kus tüüpiliselt töökohas olid kasutajal standardõigused, programme installeeritakse keskselt, praktiliselt see kasutusel ise midagi muud teha ei saa, kui neid programme käivitada ja mingitele süsteemidele ligi pääseda, eks ole. Kui me seda kõik üritame ka tahvelarvutites ja mobiiltelefonis rakendada, siis need kasutajad ei ole kahjuks väga õnnelikud, sest need seadmed tulevad pigem sellisest eratarbija maailmast ja ta on harjunud neid teistmoodi kasutama. Nüüd halduslikus mõttes, kuidas on üritatud sellele seni tihti läheneda, on siis kaks poolt. Vasakul pool on meie klassikaline töökoha haldus. Minu pärast on need siis lauaarvutid, sülearvutid ja teisel pool on tüüpiliselt täna tahvelarvutid ja mobiiltelefonid. Kuidas on üritatud seda lahendada seni? Hästi lihtsalt. Klassikalise haldusega niikuinii tegeletakse. Ja ei ole veel väga laialt levinud, aga nii mõnedki asutused ettevõtted Eestis teevad seda, nad teevad mobiilseadmete haldust. On soetanud, rentinud, mis iganes kujul endale mingi lahenduse, kuidas nad mobiilseadmete haldust teevad, eks ole. Aga need kaks maailma on natukene lahus üksteisest, sest seal käib seadmete haldus. See ei ole jälle väga kasutajakeskne lähenemine. Ja mida ta veel loob, et kui meil on väga erinevad lahendused selle jaoks, siis meil keerukus kasvab. Meil on ühte tüüpi teadmistega inimesed, kes tegelevad meil PC tüüpi arvutitega või Macidega, eks ole, siis on meil teist tüüpi inimesed, kes oskavad ainult seda mobiilseadmete haldust hallata. Mida siin on tihti asendatud on see, et kõige lihtsam, mida ma ka teile soovitan, et kui te ei ole mingisugust mobiilseadmete haldust juurutanud, aga kui te kasutate näiteks Exchange'i meiliserverit või Office 365, siis kõige elementaarsemad turvapoliitikad ja asutuse ettevõtte poolsed nõuded on võimalik läbi selle väga lihtsasti peale saata nendele seadmetele. Et see võiks olla esimene koht, kust võiks alustada. Aga terviklikus või tuleviku vaates võiks mõelda sellele, et kuidas seda haldust kokku panna, kuidas seda ühtlustada nii, et me tõesti suudaks selle kasutajakeskuses saavutada. Ja sellest ma siis teile räägin, et kuidas Microsoft näeb, et seda võiks päriselt teha. Nüüd, 3 asja. Miks see kasutajakeskne IT võiks olla selline eesmärk, mida enda jaoks võiks defineerida ja mis pärast võiks nendesse tehnoloogiatesse investeerida, et seda saavutada, on see, et teha oma kasutajad reaalselt võimekamaks. Teine on see, et meil oleks võimalikult ühtne haldus ja võimalikult lihtne pakkuda nendele kasutajatele teenuseid nendele erinevate seadmetele ja tüüpidele, kust neid teenuseid tahavad kasutada. Ja kolmas, ma ütleks, kui te eelmist turva seda juttu kuulsite, siis
kolmas ja kõige tähtsam tegelikult on see, et kuidas kaitsta oma andmeid. Kaitsta nendes seadmetes, kuhu need andmed võivad sattuda, kaitsta sel hetkel, kui need andmed on kuskil liikuvuses erinevate nii-öelda seadmete vahel. Et see on ka küsimus, mis tuleb ära lahendada. Jällegi hästi tüüpiline näide, puhtalt Eestist ütleme. Asutuses on väga kõrged turvanõuded. Ütleme, et on dokumendi tase on selline, et mõeldud ainult asutuse siseseks kasutuseks, eks ole. Küll aga võib see dokument juhtumisi jõuda kuhugile e-maili. Üks kasutaja saadab selle teisele. Ja nüüd see teine kasutaja kasutab nii-öelda oma telefoni seda meili sünki ja juhtumisi kaotab ju selle telefoni ära või varastatakse tal see ära, aga kui nüüd selles telefonis ei ole mingid turvanõuded rakendatud, siis see sama asutuse sisene nii-öelda dokument on väga lihtsal viisil lekkinud. Küll tahtmatult antud juhul, eks ole. Kadus ära või varastati ära. Ehk et selle tõttu tuleb mõelda aga sellele, et kuidas nii-öelda piirata need erinevates seadmetes ligipääse, kaitsta sinna jõudvaid andmeid. Et kõik need nii-öelda võimalikud kasutusstsenaariumid oleks sellega kaetud. Nüüd, kasutajakeskne IT, millest see kõik algab? Tegelikult algab kasutajast. Ja kuidas me kasutajat defineerime enda jaoks IT-maailmas on see, et kasutajal on mingi tüüpi identiteet, eks ole. Ja organisatsiooni vaates tüüpiliselt on siis mingi organisatsiooni kataloog, kes ei kasuta Active Directory? Mõned, 2 tükki. Aga ülejäänud teie jaoks Active Directory on põhimõtteliselt see kataloog, kus te oma kasutajad IT-tehnoloogia mõttes oma organisatsiooni või asutuse jaoks defineeritakse ole. Et see on see koht, kuhu ta reaalses elus tekib. Tüüpiliselt küll võib-olla läbi personalisüsteemi, aga kaob sealt läbi personalisüsteemi, aga seda kasutaja identiteeti te hoiate seal, eks ole. Ja organisatsioon sellega defineerib enda jaoks reaalselt selle kasutaja. Nüüd lähtuvalt sellest identiteedist tegelikult me saame ära siduda selle, et mis tüüpi nii-öelda seadmeid see kasutaja saab kasutada või millist sisu see kasutaja saab nii-öelda kasutada. Eks see näide siin on see, et kui meil on domeenis olevad masinad selles Active Directoris, eks ole, siis on väga lihtne selle identiteediga defineerida seda, et ta saab nendesse sisse logida, eks ole, kui domeeni kasutaja. Tahvelarvutis mobiiltelefonis me reeglina sellist nii-öelda lahendust ei suuda juurutada täna, et me suudaks nii-öelda juba sellesse operatsioonisüsteemi tasemel sissepääsu seda identiteeti siduda, küll aga need rakendused ja andmed, millele ta seal ligi pääseb, või teenused võivad olla täpselt selle sama nii-öelda identiteediga seotud. Ehk kasutajal on üks ühtne identiteet. See on võib-olla selline mõte. Ma pärast räägin ka sellest, et kui see kasutaja tahab kasutada Dropboxi või Facebooki või mingit muud sellist asja, et kuidas seda jätkuvalt selle sama ühtse identiteedi all on täna võimalik reaalses elus teha. Ehk kasutajal ei peaks olema mitut identiteeti, kui me mõtleme organisatsiooni või asutuse vaatevinklist ja me tahame pakkuda talle siis tema identiteedile nii-öelda vastavat IT-teenust. Ja siit edasi. Kasutajal on, eks ole, palju erinevaid süsteeme, mida ta igapäevaselt kasutab. Nüüd, mis meid halduslikus mõttes nii-öelda huvitab, on see, et kuidas siis neid erinevaid poliitikate all ma mõtlen siis nii-öelda haldus- või turvanõudeid, mida me tahame reaalselt rakendada, kuidas me suudaksime siis neid erinevatele seadmetele peale paigaldada. Ja seal jällegi on vahe selles, eks ole, et millised on siis nii-öelda ettevõtte omanduses olevad seadmed ja millised ei ole. Sest tihti on nii, et kasutajad, kui ta tuleb oma personaalse arvutiga tuleb tööle, siis ta väga ilmselt ei taha, et kõik teie asutuse nii-öelda grupp-poliisid sinna peale pannakse. Pigem ta võib-olla tahab sealt seda 2-3 nii-öelda rakendust või teenust ainult kasutada, eks ole. Et seal tuleb selles mõttes jällegi eristada neid erinevaid stsenaariumeid, aga mõte on siis see, et kui meil on tegemist organisatsiooni omandus olevate seadmetega, siis tüüpiliselt me saame sinna rohkem nõudeid peale rakendada. Kui ei ole, siis me peaks mõtlema seda, et mis tingimustel, minimaalsetel tingimustel me oleme valmis nii-öelda seda teenust ja sisu sinna pakkuma. Jällegi hästi lihtne näide on see, et mida nii mõnedki asutused ja ettevõtted on teinud, et tüüpiliselt Eestis enamus inimesi valib või ostab oma mobiiltelefoni ise. Aga nad tahavad sinna seda meilisünki saada, eks ole. Siis ettevõtte või asutus võib täiesti vabalt ette kirjutada nõude, et te peate aktsepteerima seda, et te selle ekraani lukku sinna saate nii-öelda peale. Me nõuame, see on nagu miinimumtingimus. Mis hästi, et see seade on teie oma, aga me nii-öelda suudame kehtestada selle haldusliku nõude, eks ole. Et kui sa ei ole sellega nõus, siis kahju, ei saa meilisünki. Ja see on väga okei tegelikult nõuda sellist asja kasutaja käest. Ma tean, väga paljudes nii-öelda ettevõtetes või asutustes on jätkuvalt see nagu probleem ja mida kõrgemale nii-öelda juhtkonnas need inimesed jõuavad, sest kui sa ei ole seda kasutanud nii-öelda ekraani lukku telefonil, siis sa esmapilgul tundub nagu ebamugav ja tüütu, et iga kord peab nii-öelda sisse toksima. Aga
tuleb nii-öelda koolitada ja harida neid kasutajaid, ühel hetkel nad saavad aru, et see on nii elementaarne, sest nii-öelda infoleke selle kanali kaudu võib olla nii lihtne vastasel juhul, et võib juhtuda nii lihtsasti, et pärast nii-öelda mõelda sellele, et kuidas oleks võinud seda minimeerida, on tehnoloogilises mõttes mõne nii-öelda minuti küsimus. Nüüd, kuidas võiks siis nendele erinevatele seadmetele pakkuda rakendusi? Jällegi, kui me võtame sellisele oma klassikalisele haldusmudelile, siis seda oleme kõike teinud juba, ma ei tea, 15 aastat või rohkem, eks ole. Me oleme kuidagi keskselt paigaldanud neid rakendusi, oleme harjunud neid siis erinevate haldusvahenditega, Microsofti maailmas SMS, Configuration Manager, eks ole, neid sinna peale paigaldama või mingite skriptide näol, eks ole. Küll aga me täna võib-olla väga palju ei ole kogemust sellest, et kuidas pakkuda ettevõtte poolt sisu nendesse mobiilsetesse seadmetesse, eks ole. Selline ettevõtte App Store ei ole väga veel levinud mudel. Aga see on tegelikult see vaade, kuhu ma tahan nii-öelda jõuda, ehk et tänases maailmas reaalselt, tehnoloogiliselt on kogu võimekus olemas selleks, et pakkuda sellist ettevõtte App Store'i. Ma väga vabandan, kasutan siin seda Apple'i terminit, aga see sobib väga hästi. App Store'i nii-öelda selleks, et pakkuda kõikidele seadmetele, sõltumata, kas nad on ettevõtte omad või töötaja omad, võimalust siis tööks vajalikke nii-öelda äppe või programme endale paigaldada. See võiks olla selline asi, mis kasutajale loob ühtepidi sellise iseteenistusliku võimekuse, aga teistpidi toetab nende nii-öelda soove sõltumata seadmetüübist või operatsioonisüsteemi tüübist nii-öelda oma tööd teha. Mis seal see keerukas koht on see, et ega tihti, mina väga ei ole veel näinud, on see, et Eestis oleks tehtud nii-öelda erinevatele operatsioonisüsteemidele oma mingid sellised native äppe. Vähe on asutusi, kes on oma sisetööks teinud rakenduse nii Androidile kui iOS-ile kui Windowsile. Väga ei ole. Kõige lihtsam lähenemine tänasel päeval on ikkagi teha veebirakendus, eks ole. Sest see on efektiivne, odav selles mõttes, et ma ei pea tegema igale nii-öelda operatsioonisüsteemile seda oma nii-öelda rakenduspaketti, vaid me teemegi selle veebipõhiselt. Võib-olla ka väga okei lähenemine. Mida siis on tegelikult tänases maailmas tehtud, on see, et on hakanud paketeerima seda sama näiteks HTML5 rakendust erinevate nende operatsioonisüsteemide jaoks. HTML5 rakendust on suhteliselt lihtne nii-öelda välja pakkuda iOS-i, Androidi, Windows Phone'i ja kasutajale lihtsalt see kasutuskogemus näeb natuke nii-öelda võib-olla esmapilgul loomupärasem välja kui see, et ta peab läbi veebibrauseri mingeid asju tegema. Aga see mõte siin on siis selline ettevõtte rakenduste portaal, läbi mille kasutaja siis, kui ta tahab oma telefonist või tahvlist asju teha, siis ta teab, et läbi selle ta saab enda töö jaoks vajalikud nii-öelda rakendused ja teenused kätte. Nüüd, mis sealt edasi on veel võimalused, eks ole? Loomulikult meil on tegelikult lähtuvalt sellest töövajadusest, kui me ei tee neid native äppe nii-öelda või ei tee mingid veebipõhised HTML5 äppe, mida mobiilseadmetes saaks kasutada, siis me võime pakkuda sinna neid rakendusi mingil muul kujul. Siin on 4 enim levinud nii-öelda viisi või sellist nii-öelda, kuidas öelda siis, kättetoimetamisviisi, kuidas seda tänases maailmas tehakse. Native äpist ma rääkisin, eks ole, veebiäpist rääkisin, jääb võimalus meil pakkuda sellist remote äppi, mis jookseb terminali peale, eks ole, ehk siis meil on tegelikult täna nii telefonist kui tahvlist võimalik terminali ühendust luua ja kasutada seal siis nii-öelda peal seda terminalis jooksvat minu pärast paksu klienti, eks ole. Mis seal tavaliselt selliseks kitsaskohas või raskuseks saab, on see, et see paks klient pagan ei ole mõeldud sõrmega kasutamiseks. Reeglina on ta täna ikkagi mõeldud hiireklaviatuuriga kasutamiseks. Sellepärast see võib-olla ei ole väga hea lahendus, aga tehnoloogiliselt on see võimalus olemas. Kui mõelda selle peale, et see oleks nii-öelda turva või haldusnõuete seisukohast kõige parem viis, kuidas pakkuda mobiilseadmetele rakendusi, siis saab seda tegelikult lihtsasti teha. Ja kui remote äpist jääb väheks, siis võib pakkuda tervet seda nii-öelda desktopi, VDI desktopi sinna mobiiltelefoni, eks ole. Jällegi küsimus see, et kui lihtne või mõnus on seal seda Windowsit või Linuxit või mis iganes operatsioonisüsteemi sa seal VDI peal jooksutad, kui mugav on sealt tahvlist seda reaalselt kasutada. Aga on inimesi, keda ma olen näinud, kes kasutavad iPadi peal näiteks Windowsit läbi sellise VDI lahenduse ja saavad oma vajaliku töö tehtud, et absoluutselt sõltub nii-öelda kasutaja nõuetest. Aga sellised erinevad viisid on meil tegelikult teha seda rakenduste deliverit, eks ole. Ja need võivad kombineeruda selles mõttes, et me võime pakkuda neid erinevate seadmetüüpidele erineval viisil, et kõik 4 tegelikult on ju reaalses elus võimalikult pakkuda nendele. Nüüd sellest haldusest, millest ma nagu enne rääkisin, et mis väga laialt veel ei ole levinud, aga mis seni on juurutatud, tihti kipub nii-öelda jääma
üksteisest lahku, siis meil on oma nägemus selle koha pealt, et kui meie oma halduslahendusi viimase 2-3 aasta jooksul oleme arendanud, siis meie peas on kogu aeg see sama kasutajakesksus taga mõtetes olnud, et kuidas teha oma halduslahendusi tulevikku vaatavalt selliseks, et me lähtuksime sellest kasutajast. Ehk põhimõttest, et me ei taha hallata kasutaja 10 seadet, vaid me tahame hallata seda ühte kasutajat ja juhul kui kasutajal on mingi intsident või probleem või tal on mingi vajadus, siis me teame, mis on selle kasutajaga seotud seadmed. Ehk pigem niipidi seda vaadata, eks ole. Ja siin siis tegelik nägemus on selline, et täna tehnoloogiliselt, ja paar slaidi hiljem ma näitan teile ka, mis tehnoloogiaks selleks vajalikud on, me suudame pakkuda ühtse halduskonsooli ja hallata nii seda klassikalist poolt, kus meil on domeenis olevad arvutid, eks ole, PC-d, Macid tänasel päeval või minu pärast Linux ja teistpidi ka neid mobiilseid seadmeid. Ehk kehtestada ka sinna sellest samast halduskonsoolist mingisuguseid nõudeid, näiteks turvalisusele, saata sinna peale mingeid rakenduspakette, teha seal nendes mobiiltelefonides näiteks tarkvara uuendusi või muud selliseid asju, eks ole. Nüüd, jah, siin mõned tehnoloogiad on ära mainitud, aga pigem ma näitan seda paar slaidi hiljem. Nüüd, üks vahekokkuvõtteks, mis ma tahaks öelda, on see, et 3 asja, mis võiks selle kasutajakeskse IT puhul defineerida eesmärgiks, on see, et meil oleks selline võimalikult ühtne kasutajakogemus. Kasutajakogemus selles mõttes, et kasutaja sõltumata, mis tüüpi seadet ta kasutab, ta oma teenustesse identifitseerib ennast alati ühtse isikuna identiteedina. See võiks olla selline põhiline mõte või eesmärk selle juures. Nüüd, teine asi on see, et me suudaks kokku viia selle, et me haldame neid kasutajaga seotud seadmeid enda jaoks ühtselt ja vaatest, et me haldame tegelikult kasutajat ja me teame, mis on temaga seotud seadmed, eks ole. Noh, siin võib-olla selline lihtne mõte või näide on see, et kui kasutaja täna on oma mobiiltelefoni ära kaotanud ja kuigi me oleme sinna selle ekraanilukku peale pannud, eks ole, ja võib-olla isegi selle ära krüptinud, siis meil jätkuvalt on võimalus seda kaugelt kustutada nii kaua, kui see mobiiltelefon on mingilgi kujul, eks ole, internetiühenduses. Siis kui ta suudab kuskilt mujalt võtta meie ettevõtte helpdeskiga kontakti ja öelda, et kuule, et laske mu mobiiltelefon nüüd kaugelt tühjaks, eks ole, siis selle asemel, et see kasutaja peaks teadma täpselt, et mis nimega see mobiiltelefon tal oli meilisüngi lahenduses küljes, peaks piisama ju sellest, et kasutaja identifitseerib ennast ja meie halduslahendusest suudab helpdesk üles leida, et sellel kasutajal on tegelikult 3 mobiiltelefoni ja 2 tahvlit ja küsib, et kas sul oli see mobiiltelefon või see ja vastavalt sellele suudab selle tühjaks lasta. Ja andmekaitse on selles mõttes oluline, et me peaks mõtlema selle peale, et millised siis turvanõuded me rakendame, millisel tasemel krüpteeringut me nõuame, kas see peab olema seade ise peab olema krüpteeritud, ehk siis enne kõike selle andmekandja peab olema krüpteeritud või siis ka peab olema sinna sattuv info krüpteeritud. Et sellele peaks ka mõtlema kasutajakeskse IT puhul. Nüüd lubasin näidata mõned siis täiendavad slaidid selle kohta, et millised tehnoloogiaid Microsoft soovitab selle realiseerimiseks täna juurutada, et ühtepidi meie jaoks halduslikult, kui me vaatame halduspoolt, üle ka ümber ei saa configuration managerist, et see on täna reaalselt põhiline haldusvahend Microsofti platvormil, aga me toetame seal selle sihtseadmena, mitte ainult Microsofti, vaid ka täna ka Maci, Linuxit ja juhul, kui me lisame juurde siia selle Windows Intune'i komponendi, siis ka iOS, Androidi, Windows Phone'i, mis iganes tulevikus see laieneda võib mingitele muudele mobiilsetele platvormidele. Ja mis siin siis see mõte on see, et kui me kasutame configuration manageri ja me haldame tegelikult oma kasutajaid ja nendega seotud seadmeid läbi configuration manageri, siis Intune on täiendav komponent selleks, et juurde tuua mobiilseadmete haldus. Ja palju on küsitud ja tegelikult meiega räägitud sellest, et kuulge, et see Intune on tore küll, aga et miks see pilvepõhine, et ma hirmsasti tahaks seda ju oma serverisse installida, et mulle ei meeldi see, et see on pilvepõhine. Ja me oleme ise ka selle peale hästi palju mõelnud, aga tegelikult oleme jõudnud järeldusele, et
õigemini küsimuseni, mida me oleme ka siis nii mõnedki inimeselt jõudnud küsida, mitte kõigilt, et kas te tahaksite, et kõikide teie kasutajate Androidi tahvlid ja telefonid tuleks otse teie võrku. Ehk ma tahan öelda, et tegelikult see Intune ühtepidi, et ta on pilves, mõnedel ei meeldi sellepärast, et nad ei saa justkui nii-öelda näpud masinas olla, neile tundub, et see on nende kontrollilt väljas. Teistpidi võime vaadata seda sellise proxy kihina, mis asub pilves ja mis võtab ära nii-öelda kogu selle trafficu, mida need suvalistes võrkudes, jumal teab, kas kaitstud või kaitsmata nii-öelda mobiiltelefonid meie nii-öelda halduslahenduse poole võivad tahta. Ja teenuse pakkujana me Intune tasemel garanteerime selle, et sealt selle kaudu ei nakatu teie nii-öelda ülejäänud infrastruktuur, eks ole. Küll aga need kaks Configuration Manager Intune on omavahel seotud ja tänu sellele on meil võimalik hallata kasutaja keskselt nii tema arvuteid, mis on domeenis, kui ka neid mobiilseid seadmeid, mida ta kasutab, millega ta on ühendatud meie teenustega ühtse konsooli pealt. See on halduse mõttes see vaade, mida me siis täna pakume ja toetame. Nüüd, ma lubasin rääkida paar sõna sellest, et mis on seotud selle kasutaja identiteediga. Kasutaja identiteedi kontekstis täna meil on rida nii-öelda probleeme. Ja probleem ennekõike sellepärast, et niikaua, kui see kasutaja meie organisatsiooni sees, eks ole, ja kasutab meie organisatsiooni nii-öelda rakendusi ja infosüsteeme, siis me suudame tagada selle, et see identiteet on see, mille organisatsioon on talle andnud, eks ole. Ja kui ta läheb ja hakkab kasutama mingid teenused, mis asuvad väljaspool organisatsiooni, siis tihti me enam seda identiteeti ei suuda kontrollida ja sellest lähtuvalt me ei suuda ka nii-öelda hiljem kuidagi nende teenuste kasutamist nii-öelda katkestada või saada nii-öelda ülevaadet sellest, mis nendest teenustest siis kasutaja on teinud või mitte teinud. Ja mis on hästi lihtne näide jälle elust enesest, et täna hästi valdav Eestis on ka see, et ettevõtetel asutustel on vaja jagada informatsiooni väliste osapooltega, eks ole. Kas tehakse mingit projekti raames, mingi arenduspartner või mingisugune muud tüüpi partner, kes teeb teile mingisuguseid töid, on vaja informatsiooni vahetada, on vaja kahe asutuse vahel, enda vahel nii-öelda informatsiooni vahetada. Ja selline väliste osapooltega informatsiooni jagamine on hästi reaalne nii-öelda ärivajadus, mida me täna hästi palju oleme näinud. Ja väga paljudel juhtudel siis need failid satuvad sinna kuskile kas Dropboxi või Google Drive'i või ma ei tea, OneDrive'i, kuhu iganes. Ja nende ainus häda on see, et nad nii-öelda kaotavad organisatsiooni jaoks selle kasutaja. Sinna ta läheb, teeb mingi oma identiteedi, eks ole. Ja kui see kasutaja läheb töölt ära, siis ta võib rahumeeli seda sama sisu seal edasi tarbida, eks ole. Me ei saa seda kontot kuidagi kinni panna, eks ole. Ja siin ongi see küsimus, et millele võiks mõelda on see, et kuidas kasutada identiteedi haldust ka sellises nii-öelda suurte nii-öelda vajadustega maailmas ja väga erinevatelt seadmetelt kasutamise vajadusega maailmas võiks paremini toetada. Ja meil on selle kohta pakkuda üks selline väga hea mõte teile. Et see on see pool, millest ma rääkisin, mida me harjunud täna tegema, eks ole. Teil on oma ettevõtte asutus, teil on oma kasutaja Active Directoris. Tänu sellele Active Directory identiteedile ta logib sisse oma tööarvutisse, eks ole, ta saab oma rakendustele ligi, on need failidele ligi, kuhu iganes. Ja nüüd, kui me tooks juurde siia sellise komponendi nagu Azure'is asuv ehk pilves asuv Active Directory, mille me saame vahvasti selles mõttes federeerida, et me kasutaja andmeid haldame jätkuvalt siin, siis läbi selle Azure'i Active Directory on meil reaalselt täna võimalus, viimase seisuga oli 2900, aga see on umbes 2 nädalat tagasi, umbes 3000 välise rakendusega federeerida oma kasutaja identiteeti. Ja mis selle mõte on? Selle mõte on see, et kui siin pilves kusagil täna on ettevõtte Facebooki leht, siis kuidas teie ettevõtte või asutuse Facebooki lehte haldav kasutaja täna sinna sisse logib? Kelle identiteet seal tal on? Iseenda, isiklik, just. Ja kui ta ära läheb, siis hea tahte korral ta loovutab selle. Halva tahte korral ta võib sinna igasugust rämpsu panna, eks ole. Et see mõte siin on see, et tegelikult me saame teha seda täna sellisel viisil, kus meie kasutajad hallatakse siin, aga läbi pilvekomponendi lisamise me suudame federeerida selle kasutajale kontoõigusi kuhugi välisesse pilveteenusesse. Ma ei hakka rääkima siin Office 365 või Intune'ist, need on niikuinii, seda Microsoft niikuinii oma teenustes pakub. Aga seal on täna üle siis kuskil
ütlen, üle 3000 ma julgen öelda erineva, kas siis rakenduse, teenuse, kuhu on võimalik oma Active Directory kasutajad federeerida. See mõte on siis see, et me suudame tagada selle, et juhul, kui meil on vaja lisada sinna oma organisatsiooni kasutajad, siis me saame anda keskselt neid õigusid. Kui need kasutajad lahkuvad organisatsioonid, siis me saame keskselt selle õigus ära võtta. Kõige lihtsama liigutusega, et kasutaja personalisüsteemist eemaldub, eks ole, Active Directorist kustub ära, järelikult enam ei saa nendesse saitidesse ligi. Et see on võib-olla selline natuke ettevaatav või tulevikku vaatav mõte, aga see reaalne vajadus, ma usun, on täna päris paljudel olemas. Sama asi näiteks see, et kui ta kasutajad on täna harjunud seda Dropboxi kasutama, et miks me siis selle identiteedi pärast peaksime selle võimaluse ära võtma. Seal on teatud miinusid veel, eks ole, me ei saa seda auditeerida, me ei saa kätte sealt mingid logisid, et kes sinna midagi on pannud, kellega on jaganud, eks ole, mis ajani on jaganud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk need miinused meil küll jäävad, aga identiteedi küsimus me saaksime lihtsasti ära lahendada, et kui meil ongi ettevõtte või asutuse jaoks tehtud Dropboxi account, siis miks seal peaks olema oma identiteet? Seesama organisatsiooni kasutaja võiks sinna logida. Kui ta läheb ära või meil on seda kedagi sinna juurde lisada, siis me haldame seda jällegi siit keskselt, eks ole. Selline mõte. Nüüd viimane osa, mis puudutab andmete kaitset. Et ühtepidi, nagu ma ütlesin, et meil on täna võimalusi nõuda seadme osas erinevaid siis erineval tasemel siis neid turvanõudeid, eks ole. Ekraanilukk kõige lihtsam, teine hästi lihtne asi, mida, ma küll ütlen lihtne, aga ma tean, et kuna neid telefonide reliise on maailmas sadu, eks ole, siis ennekõike, kui see läheb Androidi peale, siis seal neid distributsioone erinevad tootjatel on igasugused erinevaid ja neid ringluses olevaid versioone on ka hästi palju erinevaid. Osadel see töötab paremini, osadel võib-olla mitte, aga et nõuda seadme krüpteeringut, ütleme siis sellise poliitikana on seda täna hästi lihtne sisse lülitada. Kas kõik seadmed selle peale rakenduvad või mitte, seda on võib-olla see ei ole võib-olla nii lihtne osa. Aga ma tahan öelda, et seda seadme krüpteeringut on sisse lülitada lihtne ja see on võib-olla esimene samm, mida me võiksime teha, et juhul, kui meie kasutajad tahavad oma mobiilsetes seadmetes teha reaalselt tööd ja hoida seal ettevõtte või asutusega seotud andmeid, siis lisaks sellele ekraanilukule me võiks nõuda ka krüpteeringut. Selle mõte on siis see, et kui see seade ära kaob, eks ole, ei ole väga lihtne, ei ole ilmselt neid seadmeid lammutada, eks ole, neid telefoni või tahvleid. Aga kui keegi tahab sealt selle andmekandja kätte saada, ju ta siis saab, kui ta väga huvitab, eks ole. Eks tegelikult see andmekandja võiks olla ka krüpteeritud, lisaks sellele, et see ekraaniluku nõue peal on. Ekraanilukku võtab ära, ma arvan, 90-95% sellest ründeohust. Tavaline ütleme, varas või leidja tänavalt ei viitsi tegeleda sellega, et kuidagi sealt nüüd neid ekraanilukust mööda saada ja seda sisu hakata kätte saama. Nad lähevad ja flashivad selle seadme ära ja müüvad nurga taga maha. See on see tüüpiline käitumine, mis täna tegelikult maailmas juhtub. Aga kui me tahame seda kaitset edasi viia, siis me võiksime tegeleda ka sisu krüpteeringuga. Ja siia juurde üks täiendav mõte on siis see, et lisaks sellele, et me seadmeid krüpteerime, me võiks mõelda sellele, et kuidas neid andmeid, mis on liikuvuses või asuvad kuskil kohas, kuskil teenuses, ka need võiksid olla sisu mõttes krüpteeritud. Ja siin ma räägin siis klassikalisest asjast, millest teile on kindlasti räägitud erinevate tootjate poolt, on siis see RMS, Rights Management Service, eks ole. Ja selle mõte siis tegelikult on see, et kui meil on erinevates asukohtades, kas failiserveris, kasutaja oma kõva kettal, meiliserveris, SharePointi serveris, kus iganes on meil dokumendid või mingil muul kujul kasutaja jaoks töötatavad failid, eks ole, siis lähtuvalt nende andmete klassifikatsioonist või kasutaja enda poolsest tegevusest me krüpteeriks need ära ja annaks sinna peale mingid turvanõuded täiendavalt. Toon siinkohal ühe hästi lihtsa stsenaarium, et kui ma tahan saata oma välisele partnerile, ühele konkreetsele isikule mingi dokumendi, mida ma ei taha, et ta kas välja prindiks või kellelegi edasi saadaks, eks ole, siis RMS on tänases maailmas reaalselt see lahendus, mis mul tagab selle, et ta ei saa seda välja printida või kellelegi edasi saata. Sest selle dokumendiga kaasa minevad nõuded võtavad tal selle võimaluse ära. Ja kui ta isegi kopeerib selle kuhugi mälupulgale, viib kellegi teise kätte, siis see keegi teine ei saa seda lahti, eks ole. See on see mõte. Ja me oleme ise defineerinud seda selliselt, et ega siis need RMS-i lahendused ükskõik, mis tootja omade vaatate, nad kõik täna kipuvad katki minema ühes kohas ainult. Nad lähevad katki selle kasutaja ekraani peal.
Ehk kui ta tahab hirmsasti sellest pilti teha või siis nii-öelda käsitsi ümber toksida seda, mis seal ekraani peal kirjas on, siis see on reaalselt võimalik. Te võtate küll printimise õiguse ära ja võtate nii-öelda kopeerimise õiguse ära ja edasisaatmise õiguse ära, aga mingil viisil ta ikkagi saab seda teha, eks ole. Tõsi, enamus lahendusi täna toetavad nii-öelda vesimärgistamist, et pildistamise korral on näha, et kelle kasutaja käest on see dokument või see sisu lekkinud, eks ole. Aga ikkagi ma tahan öelda, et üles kirjutada on endiselt nagu võimalik, eks ole. Selle tõttu mina ei julge öelda, et see RMS oleks lahendus, mis nii-öelda kindlalt hoiab ära igasuguste andmelekked. Vastupidi, ma ütlen, et hoiab ära juhuslikud andmelekked. Ja seal on nagu hästi lihtne nii-öelda see igapäevaeluline nii-öelda stsenaarium, mida me ise mitu korda näinud, on see, et kui te hakkate kirjutama kellelegi e-maili, ma tahan näiteks Jaanile saata e-maili, mul sealt neid Jaane tuleb mingi 4-5 tükki nii-öelda sealt aadress cache'ist välja, eks ole. Kogemata ei teinud mitte 2 korda noolega alla, vaid tegin 1 korra, vajutasin enter ja saatsin ära, eks ole. Ja kui nüüd see Jaan ei olnud mitte minu kolleeg Jaan, vaid oli kuskil väljaspool, siis juhul, kui mul see RMS oleks sinna peale nii-öelda pandud sellele dokumendile või e-mailile, siis see väljaspool olsav Jaan ei saaks seda avada, sest mu RMS-i tavapoliitika ütleb, et seda saavad avada ainult mu organisatsiooni kasutajad, eks ole. Hästi siuke tegelikult lihtne näide. Ja see RMS-iga saab igast muid nalju ka teha. Et miks meie organisatsioonis seda igapäevaselt hästi palju kasutatakse, on see, et kui inimesi on palju, kui tehakse mingit tüüpi nii-öelda teavitusi organisatsiooni sees, näiteks inimeste saabumisest või lahkumisest, siis hästi vahva e-maili nii-öelda kontekstis RMS-i funktsioon on see, et võtad ära õiguse reply to all. Et ei tekiks mingit e-maili tormi, mingisugust diskussiooni, kes kellegi saabumise, lahkumise või mingi uudise kohta. Tundub nagu üldse ei peaks RMS-i funktsionaalsus olema, aga väga hästi nagu toetab ja võimaldab sellist stsenaariumit. Aga mõte võiks siis olla see, et lisaks seadmete krüpteeringule me võiks mõelda ka sellele, et kuidas andmeid, mis on liikuvuses, me suudaks nii-öelda krüpteerida ja tagada siis nii-öelda või üritada tagada selle, et seda saavad avada ja kasutada nendes õigustes, mis me anname ainult need kasutajad, keda me tahame, et nad seda teeksid ja ülejäänud ei saaks seda teha. Nii. Ja jällegi, nagu ülejäänud Microsofti nii-öelda maailm on muutunud viimase 3-4 aasta jooksul, see ei tähenda sugugi meie tehnoloogias, et see on seotud ainult Microsofti platvormiga. Samamoodi me toetame seal neid kõiki enim levinud tänaseid nii-öelda platvorme ja operatsioonisüsteemi, mille peal te saate seda rahumeeli kasutada. Vot. Aga võttes kokku, need 3 nii-öelda mõtet kasutajakeskse IT kontekstis on see, et või isegi ma ei tahaks seda 3 mõtet kokku võtta. Ma tahaks öelda, et kõige olulisem on enda jaoks defineerida selle kasutajakeskuse puhul see, et kui palju te olete valmis andma kasutajale ühtepidi vabadusi. Minu pärast olgu need nagu tunnetatud vabadused, nad arvavad, et nad on kõiges vabad, aga tegelikult teise käega on see, et kui palju te olete valmis investeerima nendesse halduslahendustesse. Mida vabamad need kasutajad nagu tunnevad, seda rohkem tegelikult on need haldusautomaatikat selleks, et kõike seda vabadust ära hallata. Sest kui te ütlete kasutajate, olete vabad tegema kõike, mida tahate, aga te ei halda mitte midagi, siis on kaos. Ehk tegelikult see peaks välja nägema nii, et kasutaja tunneb justkui, et IT võimaldab teil kõike teha, aga tegelikult IT taustal kontrollib ja haldab seda võimalikult kasutajat nii-öelda segamata. See on selline tasakaalupunkt. Oma jutu nii-öelda tõestuseks ma võin tuua veel ühe näite. Microsoftis on kõik kasutajad oma arvutis administraatorid. Ja uskuge mind, meil ei ole sugugi nii, et meil on kõik IT-teadlikud inimesed. Meie müügi- ja turundusorganisatsioonis, kus ei ole eeldus see, et sa oled nii-öelda IT-haridusega ja tead IT-st kõike, seal on maailmas kusagil 40 000 töötajat. Ja ka nemad kõik on administraatorid oma arvutites. Ja nad kõik tunduvad, on justkui väga vabad oma igapäeva tegemistes, eks ole. Võime minna vabalt, ma ei tea, installeerida igasuguseid programme netist. Ainus töötaja vastutus on see, et sa pead tagama selle, et sul on nii-öelda legaalne õigus seda teha, eks ole. Et kui ma lähen ja kuskilt ostan näiteks krediitkaardiga mingi programmi või asja, et siis ma võin seda paigaldada ju. Ja samas selle vabaduse kõrval on meil haldusautomaatika, mis kontrollib, mis seal seadmes toimub. Üks hästi lihtne näide on seal see, et Microsofti töötana loomulikult meil on oma toodete patrioodid, eks ole. Küll aga meil on tihti vaja nii-öelda proovida ka teisi brausereid ja versioone selleks, et kas need kõik töötavad, eks ole. Ehk kui ma lähen installin endale Google Chrome'i või Firefoxi mingi brauseri, siis ühel hetkel ma võin saada nii-öelda teavituse meie haldusautomaatikast, et kuule, see on väga okei, et sa seda kasutad, me saame aru, aga see versioon on kahjuks nii-öelda outdated, ehk siis vana ja nii-öelda sellel on meie hinnangul nagu juba piisavalt turvaohte, ole hea mees ja mina nii-öelda uuendama brauser ära. Nad ei tee seda keskselt sellepärast, et nad andnud mulle vabaduse see brauser ise installida.
ja nad ütlevad mulle, et selle vabadusega kaasneb ka kohustus seda uuendada. Ja juhul, kui ma ei uuenda seda näiteks mingi perioodi peale, siis nad teevad seda automaatselt. Ehk ma tahan öelda, et see tunnetatud vabadus ja haldusautomaatika, need käivad käsi käes. Ja seal tuleb leida see tasakaalupunkt. See tegelikult defineerib ära selle kasutajakeskse IT päeva lõpuks. Võib keerata kõik kinni, siis see ei ole väga kasutajakeskne, hallata on mõnes mõttes väga lihtne, või teistpidi teha võimalikult palju vabaks, aga sellisel juhul peab ka seda haldusautomaatikat sinna kõrvale juurde ehitama. Nii, mina tänan, minu slaidid ja jutt sai otsa.